Lähenev isadepäev pakub võimalust peatuda ja mõelda, mida tähendab olla isa tänases ühiskonnas. Traditsioonilisest rollist olla lauakatti on perekonnas kujunenud hoopis aktiivsem, mitmekülgsem ja emotsionaalselt kaasatum osa. See ei tähenda vaid kvaliteetaega koos lastega, vaid ka eeskujuks olemist, seda nii inimesena kui ka partnerina oma kaaslasele. Isana sa tegeled nagu laste kasvatamisega ja sinna läheb palju energiat, aga see on vale. Tuleb tegeleda enese kui isa kasvatamisega. Ja sealt tulevad tulemused. See siis on lootus, et sa suudad midagi pakkuda. Kui sa tegeled teiste kasvatamisega, siis võid ise ennast unarusse jätta. Kui varem seostus isadus meestele peamiselt finantsilise vastutusega, siis nüüdseks on selge, et lapse arengus mängib isa palju suuremat rolli. Uuringud näitavad, et aktiivselt osalevad isad toetavad laste kognitiivset arengut, sotsiaalseid oskusi ja emotsionaalset heaolu. No isa roll on meil kujunenud leivateenijaks, aga me tegelikult vajame isa kui eeskuju ja isa kui hoidja rolli, isa kui armastaja rolli. Et muidu meil lapsi naljalt juurde ei sünni, et leiba oskavad Eesti naised ka teenida, aga selleks, et laps kasvaks turvaliselt üles, on tal vaja armastavaid vanemaid ja mõlema sellist emotsionaalset kohalolu. Ja selles me peaksime mehi rohkem julgustama, et see armastus, mida tema jagab, see on lapsele täpselt sama tähtis kui see, mida emad jagavad. Lapse jaoks on isa sageli üks esimestest meeseeskujudest ning tema käitumine ja kohalolek mõjutavad nii poegade kui ka tütarde arusaamist mehelikkusest ja tähenduslikust suhtest. Mõlemad vanemad ja nende käitumine mõjutab lapse arusaama maailmast ja seda, kuidas ta ka ise end väljendab. Selles vanuses, kus meie tütar praegu on, et ta saab talvel 4, ta on väike peegel, ta on väike käss, ta imeb kõik endasse, mis ta näeb, mis ta kuuleb ja siin oli ka ühes ettekandes väga toredasti öeldud, et laps väljendab oma armastust ja kiindumust sellega, et ta kopeerib või teeb järgi, eks ole. Ja siis tegelikult see ongi kõige suurem selline kasvatusmoment endale ka, sest kui sa arvad, et olen nii, nagu ma olen, teen omi asju ja siis järsku näed, et laps kopeerib sind ja siis mõtled, see on praegu hea. Muusik ja isa Joel Remmel leiab, et nii nagu vanemad kasvatavad last, arendavad ka lapsed vanematest teatud külgi. Ma olen ise pidanud ennast üsna nagu pika meelega või kannatlikuks, mitte ülivooruslikuks, aga lihtsalt, et ei lähe närvi väga asjade peale. Aga lapsed suudavad ikkagi päris õigeid asju või õigeid nuppe vajutada, et see niimoodi teinekord paraku läheb ja see on see osa, midagi ma võib-olla tegelen rohkem, eriti võib-olla väsimuse pealt ja kuidagi kui juba tahaks, et sul on mingid plaanid või sa ettekujutus asjadest, et lastel on oma ettekujutus mõnikord. Et see on võib-olla üks asi, mida ma teistele ka soovitan, et mitte ennast nagu liialt pitsutada sellepärast, et mõnikord saab mõõt täis ka, aga seda kõike teha armastuses ja pärast nagu ikkagi minna lapse juurde tagasi ja vabandada. Uue aja isa roll võiks psühholoogide sõnul sisaldada igapäevast kohalolu, hommikusi koos ärkamisi, õhtuseid vestlusi, mänguaega ja kodust koostööd. Positiivne isafiguur kandub tihti ka edasi ja tulevasse vanemlikku põlvkonda, mis omakorda parandab juba generatsioonilisi vajakajäämisi.